Rasmus on 1500 noorest, kes plaanis peale keskkooli jätta õpingud korraks pausile ning minna kaitseväkke, et läbida kohustuslik ajateenistus ning 11 kuu jooksul oma tulevikuplaanid paika seada. Siis saabus aga Kaitseressursside Ametilt kiri, mis oli nagu külm vesi krae vahele. Ma sain juba jaanuari algul teada, et mind sinna ei võeta. Ja ausalt oli küll siuke kena pettumus, et ma olin ikka päris palju mune sinna korvi pannud, et sinna saab sisse ja et ma teen seda. Et siis oli siuke kena šokk ja siis oli umbes kuu aega siukest väikest paanikat, et okei, mida ma nüüd pean tegema, kuhu minema. Tänavu on erandlik aasta. Kui muidu võetakse ajateenistusse 3600 kuni 3800 noort, siis sel aastal ainult 1200. Kaitseressursside Ameti peadirektori sõnul on see tingitud sellest, et Kaitsevägi programmeerib end ümber ning töötatakse välja uut lahinguvalve kontseptsiooni. See tähendab, et tegevväelased, kes muidu koolitaksid ajateenijaid, on hõivatud mujal. Jäid paljud ukse taha, et suurusjärgus tõesti võib olla kuni 1500 noort, ja ma saan täiesti aru, et see võis paljude noorte selliseid plaane tulevikuks natukene rikkuda või ka segi ajada, aga loomulikult see ajateenistuskohustus tuleb ikkagi läbi teha, et kas siis järgmisel või ülejärgmisel aastal, et kindlasti on kahju, aga ma ütlen, et tegelikult noored tänapäeval ka planeerivad oma karjääri juba väga hästi. Rannaveski sõnul võeti tänavu vastu noored, kes soovivad oma tulevikku siduda kaitseväega ehk jätkata pärast ajateenistust tegevväelasena. Sealt omakorda sõeluti 1200 noort välja testi abil. Rasmuse klassist sai näiteks ajateenistusse vaid 2 noort. Tänaseks on noormees otsusega rahu teinud ning tal on parasjagu käsil ülikoolidesse kandideerimine. Nüüd just tegelikult tulen ka Sisekaitseakadeemiast, nende füüsilistest katsetest. Ja siis kui sellega nüüd hästi läheb, et siis saab ka intervjuule, et mõttes on seda korrektsiooniala minna õppima, aga peale selle tahaks ka Viljandi Kultuuriakadeemiasse minna, seal on helitehnoloogia ala. Eesti demograafilised näitajad on paraku sellised, et iga aastaga on meil aina vähem ajateenistuskohuslasi. Aastaks 2040 on aga olukord lausa selline, et tegelikult ei olegi meil suures pildis piisavalt palju mehi, keda ajateenistusse kutsuda. Siia juurde tuleb arvestada ka asjaolu, et noorte tervis on aina kehvem. Viimastel aastatel on tervise nõuetele vastanud ainult 46% kutsealustest. See omakorda tähendab, et taas kerkib päevakorda küsimus, kas naistel on ajateenistuskohustuse kehtestamine hädavajalik. Tõesti, 2040 on aasta, kus me enam ei ole võimelised, kui me ka kõik poisid ära võtame, komplekteerima ajateenistust. Et nii või teisiti see teema lauale tuleb, aga samal ajal mina ise olen väga seda meelt, et kõigil meil Eesti riigikodanikel on kohustus Eesti riiki kaitsta. Oled sa mees või naine, et see ei oma seal juures mingit tähendust. Rannaveski loodab, et naiste ajateenistuskohustus võetakse aruteluks ka järgmistel Riigikogu valimistel, sest sellest tuleb rääkida enne, kui probleem on käes. Tegelikult ei ole see üheski riigis, et kõik naised ajateenistusse, vaid see on ikkagi valikute küsimus. Et sinna tulevad kõige motiveeritumad, kõige tervemad, kõige paremate haridustega, et pigem nagu see suund, aga ma ütlen, et sellest, milline see naiste ajateenistus või ajateenistuskohustus kunagi võiks olema saada, et seda tulebki ühiskonnas hakata arutama.